Tere, mina olen Merit ja ma olen nüüd valmistanud ette 8 nädalat kestva kursuse ärevusest kerguseni või siis sellisest igapäevasest ärevusest, stressist ja ärrituvusest tõelise heaolutundeni. Ma olen selline inimene, kes kirjutab raamatuid sellest materjalist, mis endal on, ehk siis minu enda eluetappidest ja see on siis ka tegelikult minu sellise võib-olla pikema perioodi, 20 või isegi rohkemate aastate kokkuvõte kõigest, mis ma olen õppinud, kõigest, mis ma olen läbi teinud ja no ma olen hästi tundliku närvisüsteemiga, mis tähendab, et võib juhtuda, et olen kergesti ärev. Ma olen olnud hästi keerulises vaikimist täis paari suhtes, mis tähendab, et see on olnud nagu suur enesearmastuse õppetund, et sealt lahkuda. Ja muidugi see oli põhimõtteliselt lihtsalt enesearmastuse algkool, kuigi raske. Siis praegu on järgmised tasemed ja järgmised tasemed nagu kooliga, iga kooliga. Ja muidugi ma olen ka jõudnud läbipõlemiseni, mis tähendab, et ma väga armastan oma tööd, aga sellega võib lihtsalt ka kaasneda see, et ma teen seda liiga palju. Ja sellega seoses jõudsin ka 7 aastat tagasi läbipõlemiseni, mida ma üldse ei näinud ette tulemas. Jällegi enesearmastuse õppetund. Ja nüüd ma olen väga ilusas paari suhtes, väga armastavas suhtes. Ma tunnen ennast väga nooruslikuna ja ma tunnen, et ma olen valmis jagama kõike seda, kust ma olen läbi tulnud. Olen ka maiustanud ja olen ka unega kimpus olnud, ehk siis kõik need teemad tulevad sisse. Ma olen kasutanud hõivatust. Ma olen olnud väga hõivatud, sest mul on väga palju tuttavaid ja ma võin nendega väga palju aega veeta. Ja lisaks mul on hästi palju ideid. Kõik need joogafestivalid, kõik need raamatud, kõik kursused, kõik muud ideed ja väiksemad üritused. Ja nendesse võib uppuda. Ja ma räägingi seal erinevates moodulites siis 2 tundi korraga, igal neljapäeval või salvestusel, et kuidas läbi tulla mingitest kohtadest. Lisaks räägib ka minu abikaasa Tauri Vahesaar, sellepärast, et tema on ka värskemalt läbi teinud mõningaid protsesse, nagu näiteks maiustamisest, läbitulemisest või ka enesekriitika teemal. Ja siis ka lõpuks pärast 8 moodulit räägib üks väga sügav ja huvitav traumacoach, Marcel Götzey Lõuna-Aafrikast. Teeb pikema mooduli traumast, sellepärast, et kui kõiki neid asju teha, mis ma räägin unest, kui teha neid hingamisi, kui ennast armastada, kui vähendada hõivatust ja maiustamist ja arendada kehatunnetust, siis kui see viimane vint ka veel tahta teha, siis see on trauma tervendamine. Et siis mis on trauma, kuidas ta igapäevaelus tunda annab ja mida siis teha annab, kas enda puhul või teiste puhul, kuidas arvestada sellega. Ja ma usun, et see tuleb üliäge 2 kuud ja kindlasti koorub sinu jaoks sellest veel midagi rohkemat, mitte ainult see minu lubadus, et sa saad kergusse ja tõelise heaolutundeni jõuad, vaid lisaks ma arvan, et sa saad mingid tõuked teha oma elus mingeid muutusi, muuta mingeid harjumusi ja see tuleb võimas. Lihtsalt ma nii tean, et sa oled seda väärt. Aitäh ja ma loodan, et kohtume sellel kursusel, selles programmis.